kogu see teip on siis hetkel tehtud selleks, et meil ei tekiks nii-öelda liigset pronatsiooni, et hüppeliiges ei vajuks sisse poole. Ja enamus teibist on siis teibitud, et meil põiavõlv kannaks rohkem. Ja just see seesmine külg. Et selleks me alustasime siis teipi diagonaalis. Liikus siit kannatagalt teiselt poolt läbi ja siit tuli ring üles, mis tõstis üles põiavõlvi, lõppes vastasküljele väljaspoole. Hüppeliigese teipimiseks on erinevad teibid. Alusteip, mis kinnitakse tavaliselt kõige alumise kihina, et oleks pärast teipi lihtne eemaldada. Teiseks võib kasutada liimuvat alusteipi, see annab juurde natukene elastsust. Lihtne rebida ja samas on väga hea, et ei tekiks mitte erinevaid, aga et ei tekiks hõõrdumisi tugeva teibi kinnitamisel. Ja siis on erinevad tugevusega teibid. Peale alusteibi panemist me saame kasutada ka siis aircode, mis on kõige pehmem teip, selkarbooni, mis annab tugevama või suurema jäikuse, või reigoldi. Reigold on kõige tugevam. Ja sõltuvalt millist jäikust teil hüppeliigesele vaja on, kas tegu on vigastusega või tegu on hästi liikuv hüppeliigesega, siis sellest lähtuvalt me kasutame ka seda teipi, mida on vaja kasutada. Näidiseks kasutame kõige lihtsamat aircode. Aircode ja selkarbooni vahe on ka see, et üks liimub natukene tugevamalt peale selle, et teibi jäikus on omavahel natukene suurem. Nii, alustame. Alusteibi paigaldamine on umbes selle kõrguse peale, kus te soovite, et teie teipimine pihta hakkaks. Võib alustada umbes 1/3 või sääre alumise 1/3 pealt, võib alustada natukene kõrgemalt, aga 1/3 on kõige optimaalsem, kõige enam kasutavam ala. Ja alusteibiga katame kogu vaba ala. Selleks, et alusteip oleks paremini püsivam, kasutame elastset liimuvat teipi. Elastse liimuva teibi me kinnitame alusteibist natukene kõrgemale, umbes poole teibi laiuse võrra, selleks, et alusteip püsiks paremini. Me katame selle teibit täpselt samamoodi. Iga järgneva ringiga me katame umbes poole või 1/3 alumisest reast. Selles hetkes, kus me jõuame, inglise keeles on see sõna, eesti keeles on ta vist luubeks, ma ei tea, mis selle nimi on, inglise keeles on nad malleollused, siis see on koht, kus me peame hakkama vaatama, kuidas teip hakkab jooksma. Et see on meil alati üheks landmarkiks. Tuleme siit veel läbi ja siit me tuleme kanna tagant läbi. Järgmisena me tuleme siit üle, tuleb ring. Ja me liigume läbi teiselt poolt kanna tagant. Liigume uuesti ette, uuesti kanna tagant läbi, uuesti üle ja tuleme teisele poole ja katkestame teibi siia ette. Alusteibi puhul, kui me teda siin fikseerime, siis me võime juba alusteipi pannes mõelda, mis pidi me tahame, et hüppeliigest saaks rohkem liikuvust või vähem liikuvust. Kui me tahame, et hüppeliiges oleks või läheks vähem pronatsiooni, siis me võime seda juba mõelda ja me alustame oma teipimist lihtsalt teiselt poolt. Kui me tahame, et meil tekiks vähem pronatsiooni või siis et jalg liiguks vähem sisse poole, siis selleks me võime juba jala asetada natukene nurga alla ja esimese ringina liigume hüppeliigese tagant läbi. Ja nüüd, kui me tuleme siit üles, siis siin selles kinnituses me anname talle natukene jäikust juurde ja lõpetame teibi külje peale. Seda võib teha juba alusteibi puhul. Et ei pea seda kasutama, seda meetodit ainult juhul, kus me tahame siis teipida tugeva teibiga. Ja kui me nüüd vastupidiselt tahame, et jalg oleks natuke rohkem väljas asendis, siis me teeme täpselt samasuguse
täpselt samasuguse teibi. Alustame. Teip peab meil jooksma diagonaalis, nii et teibi alumine serv jääb nii-öelda siis sellest eesti keeles öelduna luubeksest natukene ülespoole. Me keerame jala natukene välja poole ja teip ise jookseb meil õigesse kohta. Luubeks, diagonaal, ta liigub meil kanna tagant läbi ja teiselt poolt üles tulles liigub teip. Ilma, et tekiks ühtegi muud nurka, liigub ta meil siia, me saame ta siia katkestada. Selleks, et seda pinget natuke juurde saada, hetkel kui teip tuleb talla alt välja, me pingutame natukene ja katkestame teibi. Tugeva või jäiga teibi siis paigaldamine. Esimese asjana, nagu ikka, ankrud. Esimene ring. Tavaliselt võib teha ankruid 2-3 ringi. Et sõltuvalt sellest, kui palju teil on jala suurust ja pikkust. Et väiksema või lühema sääreulatuse puhul piisab 2 ankrust, pikema puhul võiks teha neid ankruid siis 3. Ja nüüd sõltuvalt sellest, mis on meie teipimise eesmärk. Kui me tahame vältida kas siis pronatsiooni või supinatsiooni, siis me kasutame täpselt samasugust nii-öelda lokki või lukkused. Neid nimetatakse lukkudeks. Ja me alustame sama lukuga. Me alustame diagonaaliga. Diagonaal jookseb läbi luubekse tagant. Tõmbame endale alati teipi ette piisavalt palju lahti, et see teip, kui meil on hästi lühike, see teip hakkab kortsuma. Kui ta on meil tõmmatud piisavalt pikalt ette lahti, siis see teip jookseb meil lihtsalt loogilist rada pidi ja ta ei murdu ega käkru. Talla alt välja tulles me pingutame natukene, pöörame seda jalga rohkem pronatsiooni ja katkestame teibi vastaskülje peal. Teisele poole tehes lukku täpselt samasugune. Teip algab diagonaalis või risti siis teise külje pealt, jookseb luubekse tagant läbi, tuleb läbi kanna tagant ja kui me jõuame talla alla, siis selleks, et me tahaksime vähendada natukene kas siis supinatsiooni või pronatsiooni, siit poolt tõmbame teibi niipidi kinni. Ja neid ringe me teeme nii palju, kui me tunneme, et me oleme saavutanud jäikuse, mida meil on vaja. Praegu ma tegin ühe ringi, tegin supinatsiooni vältimiseks, teise pronatsiooni vältimiseks. Aga kui meil on vaja teipida ainult ühte pidi, tavaliselt me ei taha, et jalg vajuks sisse poole, see on kõige suurem probleem üldiselt, siis me alustame siseküljelt ja teeme neid ringe mitu tükki, neid lokke või lukke. Ükskõik, mida mis tahame. Jookseb üles ja me kinnitame teibi. Ja tuleb järgmine ring. Tavaliselt 3-4 piisab. Kui on tegu traumaga ja me tahame, et ka kand ei liiguks, siis me lisame siia teibile veel nii-öelda basket case'i või case'i, mis on siis tavaliselt keskmiselt üles lihtsalt stripid. Üks, kinnitame vastavalt sellele poolele, kummale poole me tahame, et seda vigastust ei süveneks. Ütleme, et meil on seesmise hüppeliigese sidemete vigastus, siis me tahame, et siit poolt me väldiksime liigutust võimalikult palju. See tähendab, et me alustame väljaspoolt, sisemised sidemed surume kokku ja kinnitame teibi mediaalsele või sisemisele küljele. Ja neid ribasid me teeme täpselt samamoodi. Täpselt nii palju, kuni me tunneme, et me oleme saavutanud sellise jäikuse, nagu me tahame. Ja uuesti. Sees oli vigastus, tõmbame natukene rohkem seda vigastuse poolt kokku ja katkestame teibi.
kui meil oleks olnud vigastus väljaspool, siis me oleks alustanud seesmise külje pealt, pööranud jala natukene väljapoole ja tõmmanud teibi, kinnitanud teistpidi. Ja nagu ikka siis selleks, et teip püsiks, siis teip lõpetatakse ankrutega. Patsient just praegu ütles, et tal ei ole, et ta ei tunne, et jalg oleks piisavalt stabiilne ja tahab juurde saada jäikust. Siis me kasutame jäigemaks saamiseks teistsugust teipi, mis on tugevam. Teipimismeetod on täpselt sama. Me lihtsalt lisame veel ühe riba. Samamoodi alustame diagonaaliga. Luupeksu või luupeks teisel pool, mediaalsel poolel on siis meie landmark. Teip jookseb kanna tagant läbi. Esimene koht, kus me tugevalt pingutame, on see, kus me tahame, et see jalg on meil tõmmatud tugevalt kinni. Me võime teha alati 1 või 2 ringi juurde ja võime kinnitada 1 teibi veel ringi läbi. Ja teipimine, et ta oleks efektiivne, siis lõpeb praktiliselt alati kleepuva elastikteibiga. Sellega me kinnitame kõik selle teibi, mis me oleme peale pannud. Kinnitame kinni. Ja sellega on hüppeliigese nii-öelda jäigaks teipimine lõpetatud. See on. Suhteliselt jäik on. Nagu oleks pool kipsi. Nagu pool kipsi, jah. Samas liikuv kips. Samas nagu liikuda saab, jah. Et saab joosta ja hüpata. Okay.